Esikoht läheb meil Vanalinna hariduskolleegiumi õpilasele Ott Jaagup Palumäe 12. klassist. Tervist! Kõigepealt loen siis ette Ene Mihkelsoni luuletuse ja siis enda tõlgenduse sellest. Eesti elu teeb nõnda haigeks nõnda, et vend on sihtinud venda, käsku täites ja vandudes. Armastus valutab südant aastate tagantki. Eesti elu teeb kurvaks mõnda, et õiglus lüüakse pooleks, kannatust kaaludes. Tõde vaatab öökuli silmist. Päeval tema on pime vist. Ene Mihkelsoni luuletus Eesti elu on silmapilgult lühike ning lihtne luuletus kahes osas, ühe selge kujundi kordusega 1. ja 4. real. Luuletust lugedes jõuab kohe kohale selles esinev kurmameelsus, kuid teose tegelik sügavus jääb esialgu nägemata. Küll aga peaks lugejale väike sõnade arv vihjama, et need on hoolikalt valitud. Luuletus põhjalikumalt läbi mõtestades tuleb lagedale selle tegelik tihe ja tähendusrikas sisu, kus käsitletud on erinevad olulised teemad. Sõjakoleduste järgne elu, ebaõiglus, aastate pikkune vaev, tõe olemasolu, mälu. Luuletuse esimesed 4 sõna võtad pahviks. Lugedes neid 4 sõna, Eesti elu teeb haigeks. Ei ole eestlasel võimalik jääda ükskõikseks. Võimalik on kohe tunda valu või muret. Luuletuse esimesed 3 rida moodustavad ühe mõtte, ühe fraasi, kõneledes teineteist sihitud vendadest. Esmalt tekib seos sellega, kuidas Eesti lähiajaloos noored eestlased sattusid lahinguväljal üksteisega vastamisi, sõdides erinevatel pooltel. Tegemist võib olla hoopis või lisaks sõnadega sihtimisega. Ja tõepoolest, mõeldes tagasi Eesti sõjajärgsesse ajalukku, oli iga inimene enda ja oma pere eest väljas, mis tähendas, et levinud olid koputajad ja kaebajad. Samaaegselt mõlemad pooled oma truudust vandudes ning käske täites tegelikult hülgasid oma eetilised ja moraalsed tõekspidamised ning oldi olukorras, kus Eesti ühiskonda sunniti ise ennast hävitama. Sõna käsk esineb 2. reas suure algustähega, justkui oleks tegemist millegi pühaga, mis ei jäta inimesele muud võimalust tegutsemiseks. Jõudes sõnani vandudes võib kujutada ette nii millegi kirumist kui ka tõotust ja põhendamist millegile. See jätab täpsustamata, kas käsku täideti, kuna selle vastu polnud pääsu või vannuti lojaalsust, isegi kättemaksu. 3. reas selgub kurd tõsiasi, et kõikide haavade parandaja aeg ei ole ikkagi pärast pikki aastaid suutnud olukorda parandada ning on arusaadavam luuletuse esimeste sõnadele ränk pealetung. Armastus kas ei ole piisavalt või ta on lihtsalt liiga suure koorma all. Lohutava kujundikordusega viivad järgnevad read lugeja 2. fraasini. 4. reas olev sõna mõnda seab kahtluse alla selle, kas on ka mõni, keda ei tee kurvaks, see nii-öelda Eesti elu, mida tunneme tagasi vaadates nõukogudeaegse Eesti eluna. Samas, mõnele võib just õiglus olla see olulisem. Järgmistes reas on lugeja silmitsi jälle suure mure ja ülekohtuga. Õiglus lüüakse pooleks. Tekib küsimus, kas õiglusega manipuleeritakse või seda koguni pole enam tervikuna olemas. Rea jätkudes valgustub mainitud ülekohtu tõsidus. Kannatuse kaalumine kui ülekohtu nägemine, kuid mitte selle tunnistamine lisab muret. Luuletuse 2 viimases reas on kasutusele võetud öökuli motiiv, tõmmetas sellega paralleele öökuli ning tõe vahel, seletamaks tõe olemasolu, selle salajusust või peitmist, nagu öökull, kes inimese jaoks öösel nähtamatu on. Võib olla ka nii, et avalikkuse ette pole siiamaani tõde täielikult välja tulnud. Luuletust käest pannes üllatab see, kui väheste sõnadega on Ene Mihkelson suutnud niivõrd tähendusrikka ja laia sündmustiga luuletuse kirjutada, surudes kokku lausa iga eestlase sõjajärgse valu. Meisterlikult, kiirelt ja andestamatult toob kirjanik esile Eesti lähiajaloo vaevad
ning valgustab tänasel päeval seda, et tegelikult pole siiani igal rahu leitud. Tõde on alati olemas, kuid see looming julgustab ka õigluse poole pürgimist. Aitäh!